Nii, filmi. Tere! Teen ja sõidan esimest korda elektriautoga ja teen väikse review. Elektriautoks on Nissan Leaf, mis on minu väga hea töökaaslase oma. Ja olen nüüd sõitnud umbes 25 meetrit ja esmapilgul auto liigub väga sujuvalt. Vaja siis äkiliselt, pidurdab väga äkiliselt, just sain selle teada. Natukene on tunneli vaadet, aga kindlasti sellega harjub ära ja see ei häiri. Rool on mõnus väike ja natuke imelik on sõita esimest korda elektriauto, kui ei tunne mootori mürinat ja rahalõhna ei tunne. Lahkuva rahalõhna. Lahkuva rahalõhna. Haihtuva. Ja. Autos on ülivaikne, ülimugavalt sõidab. Ja tool on selline mugav. Näiteks mina nii julgelt ei käitu nagu ees üks Volkswagen, et Mossest mööda minna, aga siiski väga mugav auto on. 2 pedaali, nagu automaatkastiga sõidaks sellise uuemat sorti automaatkastiga. Ja meelde jäänud kütusemärgi asemel on kütusetankuuri automaat küll, aga seal küljes on elektrijuhe. Need ajad muutuvad. Kes oleks arvanud, et juba aastal 2014 istun elektriautoroolis ja sõidan sellega. Ja keegi tuttav omab. Jah, ja keegi tuttav omab elektriautot veel nagu imelik on mõelda. Noh, nagu liisinguga. Ei, see on sama nagu omad. Tänapäeval omataksegi autot ainult liisinguga. Et kohe esitame ka küsimus, et palju 100 kilomeetrile raha läheb? Umbes 1,5 euri. 1,5 eurot, 1 euro. Kiirlaadijates võib-olla 2. 2 eurot 100 kilomeetrit. See on normaalselt. Kui võtame keskmine kütuseauto, mis võtab 700-le. Noh. See on 7 korda. 7 korda rohkem. See on normaalne. Et uue auto tunne on küll sees selline, et ei julge ennast lõdvaks lasta ja päris rooli taga ei tunne. Kellegil ma lasin üks sõita ka, ja sõidab ja loksu midagi, siis vaatab selle odomeetri peale, et ups, alla 1000. Nüüd päris alguses. Et nagu uus ordi. Ei väga mugav on küll sees, sest suhtes, et kes oleks oskanud arvata, et ma selles suhtes, et uue autoga sõites vahet ei ole. Nagu seest on, nii palju kui ma olen uute autodega sõitnud, siis seest ei ole nagu väga erilist vahet. Ülemus sellist.